Tere! Selles videos tahaks ma rääkida kogudusest kui Jeshua ihust. Olen soovinud ammu teha koguduse teemal ühe video, kuna see, mis täna usumaastikul toimub, ei ole see, mida rajas apostel Paulus või teised Jeshua jüngrid. Jumala sõna ütleb Efeslastele 4:5. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumuse poolest. Üks isand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Ma soovitan seda videot vaadata avatud meelega, ise kaasa mõeldes. Ja mina selles videos räägin seda, mida ma näen tänapäeva kogudustes ja kirikutes. Ma usun, et ka minul on püha vaim, kes paneb mind neid asju välja tooma avalikult. Et siis teatud asjadele ka näpp peale panna. Minu võimuses ei ole midagi muuta usumaastikul. Küll aga on mul võimekus vajutada niinimetatud konnasilmadele, mis on põletikus ja need konnasilmad võivad haiget teha. Kuna see, mida ma räägin, on tõde. Jumal saab sinu sees teha midagi, et panna sind ka märkama neid ebakõlasid ning annab ka sinule jõu ja tarkuse astuda välja valedest. Kui ma märkan midagi, mis on Jumala sõnaga vastuolus, siis ma selle anomaalia julgen ka vajadusel välja tuua. Et mingid muudatused võiks esile tulla kas läbi pastorite või siis julgete usklike, kes julgevad oma usuorganisatsioonis suud lahti teha. Muutused tulevad esile ainult siis, kui kogudus ehk inimesed ärkavad uinutatud olekust üles ning hakkavad märkama neid anomaaliaid ka ise. Siin tuleb kahjuks tunnistada seda, et suuremate ja tuntumate usuorganisatsioonide etteotsa pandud pastorid need videod väga ei muuda, kuna nemad teenivad ühtset süsteemi. Need pastorid, kes on pandud usuorganisatsioonide etteotsa, nemad ei saa selles usuorganisatsioonis viia läbi muutust ehk niinimetatud reformatsiooni üksinda. Nad ei ole vabad Jumala sulased, vaid nad on kristliku süsteemi kannupoisid ehk orjad, kes siis räägivad samuti teile kantslist Jumalast ja Jeesusest. Neil on antud usuorganisatsiooni või siis selle usuliikumise poolt hooned, mida nad peavad siis kenasti majandama ja seda siis koos teiega. Nad on firmad, kes peavad teenima raha ja kasumit, et majandada nende kätte antud hooneid. Kui nüüd inimesed ehk kogudus käib nendes firmades niinimetatud Jumala teenistusel, siis inimesed peavad leppima selle niinimetatud etendusega, mida seal esitatakse. Kui sina inimene, kes sa päriselt tunned, et sa tahad kuuluda Kristuse ihusse, aga sa kuulud täna mingisugusesse sellesse suuremasse usuorganisatsiooni ja maksad sinna veel 10, siis sinul on õigus teha selles firmas häält. Kui sa näed ebakõla, mis ei lähe kokku Jumala elava sõnaga. Tänu sinu antud või annetatud rahale see firma või see usuorganisatsioon üldse eksisteerib. Ilma sinu rahalise panuseta see püramiid kukub kokku. Kui sind ja sinu usukaaslaste märkusi ei võeta kuulda, siis on sul täielik õigus sellest firmast või usuorganisatsioonist lahkuda, kartmata, et Jumal kuidagi sinu lahkumist hukka mõistab. Jumala sõnas antakse väga selgelt mõista, et me ei sööks patustega ja ebajumala teenritega ühest lauast. Ebakõladele, mis on vastuolus Jumala sõnaga, peab, ma kordan veel kord, peab Kristuse tõeline ihu julgema vastu hakata seisma. Kartmata neid firmajuhte või siis tänapäevasema nimega pastoreid, kes peaks olema lihtsalt teie teenijad. Täna millegipärast kardetakse neid pastoreid. Ja ma just mainisin, et nad on kristliku usuorganisatsioonide juhid. Nad tõesti juhivad firmasid ehk mittetulundusühinguid, mis kuuluvad siis teatud usuorganisatsioonidele. Ja sellepärast nad sõidavad ka teist üle ja nad ei keera
seda usuorganisatsiooni, kus teie käite täna, viltuselt teelt sirgele teele, kuna nad kaotavad oma töökoha ja teenistuse, kui nad hakkavad seal tegema niinimetatud reformatsiooni ehk muutusi sisse viima. Selliselt, mis on ka piibliga kooskõlas. Sina, kes sa juhtusid seda videot vaatama, jaga seda oma usuorganisatsioonide sisemises emaili listis. Las sinu pastor kuulab ja mõtleb, kuhu tema täna kuulub. Kas ta kuulub Kristuse ihusse või siis mingisugusesse teise ihusse, kus on lubatud süsteemne korralagedus. Kas sinu pastor tahab sellises kristlikus klubis edasi teenida, mis teenib organisatsiooni, või hakkate te koos mõtlema väljaastumisele nendest usuorganisatsioonidest ja teete sellise sõltumatu kogukonna või sõpruskonna. Tänu tähestikurahva sellise suureneva survega ühiskonnas ja õppeasutustes nende kristlike usuorganisatsioonide juhid ei julge võtta kindlat seisukohta ega seista vastu sellele saatanlikule plaanile. Enamus kirikuid jäävad endiselt üksteisega liitu, kuna nad ei julge astuda välja sellest süsteemist. Kuna kaotada on väga palju ja seda majanduslikult. Mina ei kutsu sind mässule, vaid ma kutsun sind ära tundmisele, mis oli algne koguduse mõte ja milliseks on see tänaseks päevaks kujunenud läbi inimtekkeliste äriühingute, kes nimetavad ennast kogudusteks. Ma rõhutan veel kord, Jumala sõna järgi on ainult üks ja ainus kogudus. Selle pea on Jeshua. See üks ja ainus kogudus paikneb väga erinevates piirkondades ja linnaosades. Uues testamendis on väga selgelt näha, et see üks ja ainus kogudus paiknes väga erinevates piirkondades ja linnades. Ja ikkagi seda nimetati koguduseks, ehk siis piirkonniti. Näiteks Korintoses asuv kogudus, Roomas asuv kogudus, Efesoses asuv kogudus, näiteks Mustamäel asuv kogudus. Need on kokku tulnud inimgrupid. Kogudus piibli järgi on siis inimesed, mitte need erinevad nimelised usuorganisatsioonid. Kui sina käid või lausa kuulud kuskile nimelisse usuorganisatsiooni, siis pead sa arvestama, et sa muutud selle usuorganisatsiooni nägu ja sa oled selle usuorganisatsiooni esindaja. Sa ei esinda Kristust, vaid sa esindad oma usuorganisatsiooni. Kui sa väidad kuuluvat sinna kogudusse, mille pea on Jeshua, siis pead sa hakkama ennast puhastama. Ja sa pead hakkama käima tões. Sa pead julgema rääkida tõde ja aitama puhtaks saada nendel, kes on ennast maha müünud erinevatele usuorganisatsioonidele. Tänapäeval on nimelised kirikud ja kogudused erinevate riituste ja õpetuslike arusaamadega organisatsioonide ehk kristlikud usuühendused. Te peaksite seda ka ise märkama. Sõna kogudus võibki olla piibellik termin. Need usuorganisatsioonid kasutavad seda sõna, kuid apostlid, kaasa arvatud Paulus, ei loonud kristlikke usuorganisatsioone, nagu me täna näeme siin Eestis ja ka üle maailma. Paulus lõi pigem usklikke kogukondi erinevatesse linnadesse. Tänased kristlikud organisatsioonid jäljendavad suuresti Rooma impeeriumist alguse saanud kirikumudelit, et koondada kõik usklikud ühise katuse alla, et teid lambukesi siis saaks kontrollida. Täna muide need kristlikud usuorganisatsioonid rõhutavad sinule ka seda, et nemad on sinule katuseks. Ehk siis ilma usuorganisatsiooniga liitumata oled sa väga suures ohus. Ütlen sulle ausalt, see on lausvale, mida nad sulle sisestavad. Kui sina oled lepingus Jumalaga, siis sinu üks ja ainus katus on Jumal Jahve, kes hoiab sind kõigil sinu teedel. Kui sa seda ei usu, siis loeb Psalm 91 ja veendud selles ise. Ma panen siia ühe kirjakoha, kus Jeshua jüngrid nurisesid mingisuguse mehe üle, kes rääkis Jeshuast kuskil linna peal
ja tegi siis ka vägevaid tegusid. Aga see mees ei kuulunud nende niinimetatud grupeeringusse või siis liitu. Luuka 9:49-50. Johannes ütles talle ehk Jeshuale: õpetaja, me nägime ühte meest sinu nimel kurja vaime välja ajavat ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Aga Jeshua ütles: ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa pärast seda rääkida minust kurja. Sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt. Jüngrid arvasid ekslikult, et kogu meelevald kuulub ainult neile. Aga Jeshua tõi need jüngrid kiiresti tagasi maa peale. Täna arvavad ka ekslikult Eesti suuremad usuorganisatsioonid ja nende juhid, et meelevald Eesti usumaastikul kuulub ainult neile. Et nad on ühed erilised Jumala poolt võitud tegelased ja te peate neid kuulama. Nemad käsivad, poovad ja lasevad. Aga see on uhkus ja see on isekus. Ja Jumal toob sellised isikud väga kiiresti tagasi maa peale ja noomib neid avalikult koguduse ees. Ma ühes oma eelnevas videos mainisin, et usuorganisatsioonid on täna seotud, kes vähemal, kes suuremal määral riigiga ning riikliku süsteemiga, kus nad saavad siis erinevaid soodustusi, toetusi ja hüvesid. Mainisin ära ka seda, et Eestis asuvaid registreeritud usuorganisatsioone reguleerib riiklik kirikute ja koguduste seadus, mis tähendab seda, et riik reguleerib seadusega niinimetatud Jumala koguduse tegevust siin maa peal. Nüüd, kas see on halb või hea? Riigile on see loomulikult kasulik. Usklikele see ei ole kasulik, kuna usklikele number 1 seadus on Jumala sõna, millest nemad peavad juhinduma ja kinni pidama. Kui ma loen piiblit, siis ma loen sealt välja selle, et kõik kuningriigid on saatana mõjuvõimu all. Seega, saatan on teinud reeglid Jumala kogudusele, kuidas riigis siis usuorganisatsioonina toimida. Täna seesama saatan räägib läbi inimese hääletoru ning kirjutab nendele usuorganisatsioonidele ette seda, et nad peavad oma kristlikes koolides hakkama õpetama tähestiku rahvast aktsepteerivat õpetust. Ja kui nad keelduvad, siis jäävad nad igasugusest rahalisest toetusest ilma. See nüüd on see konks, millest ma rääkisin ühes eelnevas videos. Kui sa oled usuorganisatsioonina riigiga lepingulises suhtes ja sõltud hüvedest, toetustest, siis oled sa lepingus põhimõtteliselt saatana endaga. Ma olen 99,9% kindel, et kõikide Eesti tuntumate usuorganisatsioonide juhid ja kirikute pead on sellel teemal oma pead liiva alla peitnud. Kirikutes ja kogudustes need pastorid julgevad suud avada küll, aga avalikult nad seda teha ei julge. See on ka üks metsalise märgi osa. Kahjuks ma mingit muud tõlgendust siin ei näe. Ja see on valus tõde, millega täna ja lähiajal kristlikud usuorganisatsioonid peavad kokku puutuma. Mattiuse 4:8. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle: selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Ma tahan öelda väga selgelt välja ühe asja. Jumala tõeline kogudus, kes on eraldatud maailmast, ei tohiks olla oma usklike grupiga ehk kogukonnaga mingisuguses lepingulises suhtes riigiga, nagu on täna need suured usuorganisatsioonid. Jumala tõeline kogudus peaks olema oma tegemistes sõltumatu ja vaba ning kuuletuma ainult Jumalale ja tema seatud korrale. Inimestena, jah, me siiski kuulume siia maa peal asuvatesse erinevatesse riikidesse, kuna Jumal tahab, et me oleksime valguseks neile, kes on pimeduses. Ja Jumal on meid, inimesi, pannud erinevatesse riikidesse elama kindla ülesandega. Me peaksime oma eluga näitama teistele inimestele, milline on Jumal, kuna inimene on loodud ju Jumala näo järgi. Riigis, kuhu sind on Jumal pannud elama, tuleb sul kindlasti kaasa lüüa.
ning aidata sellel riigil areneda. Samuti tuleb sul teha selles riigis tööd, maksta makse, et anda väärtust sellele ühiskonnale. Maise riigi kodanikuna tuleks sul täita ka kõiki riigi seaduse norme, kui need ei lähe vastuollu Jumala seadusega ja õigusnormidega, mis on siis inimlikest seadustest kõrgemal. Enamus riigis olevatest seadustest on siiski tehtud selleks, et riigis püsiks kord, mitte mingisugune anarhia. Jumal oma sõnas on öelnud, et me isikuliselt ja indiviidina kuuletuksime maistele võimudele, palvetaksime nende võimude eest ja maksaksime makse. Keisrile anna see, mis kuulub keisrile ja Jumalale see, mis kuulub temale. Usklike grupid, sõpruskonnad, ühendused ei tohiks võtta riigilt vastu mingit hüve, vaid kogu vajalik varustus Kristuse ihu jaoks tuleb Jumala käest, kes kasutab selleks number 1 koguduse liikmeid ehk inimesi. Jumal kannab hoolt selle eest, kuidas sind varustada. Ta võib isegi tõesti riigi panna sind abistama, aga see peab olema lepinguvaba. See tuleb üleloomulikult esile. Antud juhul meie suured usuorganisatsioonid ei usalda Jumalat piisavalt, et sõltuvad hüvedest ja toetustest. Jeshua omal ajal, kui ta käis maa peal, tema ei tulnud tegema kristlikke usuorganisatsioone ega kristlasi. Ta tegi jüngreid, kes teda järgiks nii õpetustes kui ka tegudes. Erinevad ususektid olid olemas ka Jeshua ajal ja on ka täna olemas. Aga need on inimtekkelised. Jeshua lausa lõhestas neid kirjatundjate ja variseride loodud ususekte, kuna need olid korrumpeerunud ja tolle ajase riigiga ühendatud. Samuti seisis Jeshua vastu ebaõiglusele ja valedele õpetustele, mida need ususektid või usuorganisatsioonid õpetasid. Sama tegid ka Paulus ja Jeshua tõelised jüngrid. Nad ei olnud mingisugused mässajad, vaid nad olid tõe rääkijad. Nad samuti vajutasid niinimetatud põletikus konnasilmadele. Ususektid, kes olid ühenduses riigiga, tegid Jeshuast ja tema jüngritest mässajad. Sest Rooma riik kuulas ning uskus rohkem ususektide esindajaid. Põhimõtteliselt need ususektide või usuorganisatsioonide juhid nõudsid ka Jeshua hukkamist ehk kõrvaldamist, kuna Jeshua ja tema jüngrid üritasid panna rahvast suunda muutma ning puksisid neid niinimetatud õigele teele. See aga ei meeldinud nendele ususektide juhtidele. Mis te arvate, kas täna on kuidagi teistmoodi? Täna on suhteliselt sama olukord, lihtsalt aeg on meil teine. Tõe rääkimise eest neid tuliseid jüngreid vihati ja kiusati taga. Ja seda selleks, et nad julgesid avada oma suu ja rääkida tõde. Tõelisi Jumala sulaseid ja jüngreid ei kuule tänavatel mässamas ega mingitel poliitilistel meeleavaldustel lippe lehvitamas. Aga nad julgevad oma suu ka avalikult avada, kui on vaja. Tõelised usklikud ei ole tegelikult ju riigile ega ühiskonnale ohtlikud. Neid võib alati usaldada, nende poole võib alati pöörduda abi saamiseks. See oli ka algkoguduse printsiip, aidata, armastada ligimesi, mitte neid vihata. Usklikud on aga ohtlikud saatanale. Ja sellepärast ka need maailma riigid, kaasa arvatud Eesti, on teinud seadused ja ettekirjutused usuorganisatsioonidele, kes siis on ennast firmaks teinud ja pannud tegevuseks kirik, klooster või kogudus. Need usuorganisatsioonid ehk liidud annavad riigile ka muide statistilist aruannet, kui palju on kuskil liidus mehi, naisi ja lapsi. Põhimõtteliselt on need usuorganisatsioonid riigile selles osas aruandekohustused. Matteuse 12:19. Jeshua ei riidle ega kisenda ega kuule tänaval keegi tema häält. Rudjutud roogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kuustuta ta ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud. Ja paganad loodavad tema nime peale. Jesaja 42:2. Tema ei kisa ega karju, tema häält ei ole kuulda tänaval. Jeshua ei pidanud kõva häält tegema, et teda kuuldaks.
See näitas tema sisemist kindlust ja autoriteeti, mis ei vajanud välist kisa ega mingisugust mässu. Ta usaldas täielikult oma taevast isa. Ta teadis, et inimeste meeleparandus toob muutuse ühiskonda. Jeshua toob Jumala korra maa peale mitte toore jõuga, vaid muutes inimeste südameid ükshaaval, kuni kogu maailm näeb, et Jeshua tee on õige tee. Rooma katoliku kirik tõi usu inimesteni mõõgaga. See sunniti inimestele peale, kuna inimesi oli vaja alistada ja teha nad sõnakuulelikeks. Tänapäeval on pärandina see niinimetatud trauma läinud põlvest põlve edasi. Ja sellepärast ka inimesed kardavad hakata uskuma Jumalasse, kuna Rooma riik on olnud vägivaldne ning võimuahne riik. Loomulikult, kui inimesed on tugevad, siis nad pigem surevad, kui lasevad endale midagi peale suruda. Aga hirm on see, millega inimesi mõjutatakse ja alistatakse. Täna muide hirmutatakse inimesi ka igavese põrgu tulega. Seda hirmutamistaktikat praktiseeritakse ka tänapäeva usuorganisatsioonides ning nad õpetavad ja jutlustavad kristlastele põrgust ja sellest, et kui nüüd inimesed Jumalat vastu ei võta, siis need inimesed lähevad kõik põrgusse, igavesse tulle. Rooma impeerium ehk katoliku kirik teenis meeletult raha sellise põrgusse mineku hirmutamisega, kus katoliku kirikule toodi raha, et lunastada oma patte. Inimestele öeldi, et ostes patukahetsuskirja saavad nad lühendada enda või siis oma juba surnud lähedaste aega puhastustules. See ei olnud lihtsalt juhuslik ahnus, vaid see oli suurte ehitusprojektide rahastamine. Näiteks 16. sajandil vajas paavst Leo 10. tohutuid summasid, et ehitada valmis Rooma Püha Peetruse basiilika. Ja indulgentside müük oli tollel ajal kõige efektiivsem meetod. Lisaks sularahale andsid väga paljud aadlikud ja talupojad hirmust põrgu ees kirikule oma maavaldusi. Inimesed uskusid, et annetades oma talu või mõisa kirikule, tagavad nad endale koha taevas. Tänapäeval lisaks rahaahnusele kuuluvad kirikute juurde igasugused lastepilastused ja pedofiilia juhtumid, mida on võimalik muide ka meediast lugeda. Samuti on inimestele hirmutavad erinevad sellised rituaalid, mida nad teevad. Ja täpselt samuti on hirmutavad need erinevad riietused, mida nad kannavad. Mida kannab siis Rooma katoliku kirik, Luteri kirik või siis ka Vene õigeusu kirik. Need on inimtekkelised usuorganisatsioonid. Templiteenistus on ju lõpetatud, aga mõned usuorganisatsioonid ikka tegelevad omal moel sellise rituaalse tegevusega edasi. Minule kui usklikule on täiesti arusaamatu, miks erinevad usuorganisatsioonid sellist karnevali teevad ja miks nad neid karnevali riideid kannavad. Jumal ei ole kuskil palunud sellist karnevali teha, nagu tehakse. Rooma katoliku kirik praktiseerib sellist riitust näiteks lihavõtetel ehk siis suurel reedel. Ja ka meie kirikute nõukogu liikmed praktiseerivad sellist tegevust lihavõtte pühadel ehk siis suurel reedel, kõndides mööda linna või mööda tänavaid, mustades riietes ja rist käes. See kõik on inimtekkeline ja minu enda arvamus on see, et see mitte kedagi Jumalale lähemale ei too. Kui maailm viskab murtud inimesed ja eluheidikud kõrvale ehk tänavale, siis Jeshua ja tema jüngrid tulevad vaikselt läbi armastuse ning tõstavad need inimesed jälle jalgadele tagasi, kui inimene seda loomulikult tahab. Kogudus ei vaja silma paistmiseks lepingulist suhet riigiga. Usklike loomuses on lihtsalt olla oma riigis kuulekad linnakodanikud, aidata ligimesi ja arendada ühiskonda. Jumala algne plaan oligi see, et inimene alistaks maa ning hariks seda maad, mis tooks esile kõike vajalikku, mida siis tarbida söögiks ja kasutada ühiskonna arenguks. Kahjuks on see tasuta kätte antud maa täna tehtud äriks.
ärilised usuorganisatsioonid vajavad neid lepinguid riigiga ja riigipoolseid hüvesid, et nad saaks eksisteerida ja toimetada riigis. Ja loomulikult teenida kasumit. Vaadake Rooma katoliku kirikule kuuluvat varandust. See on muljet avaldav rikkus. Sellega saaks aidata väga paljusid puuduses elavaid inimesi. Seda rikkust ja vara on muide ka meil Eestis asuvatel kristlikel usuorganisatsioonidel. Tänases ühiskonnas on meil tekkimas ainuüksi usklike seas palju neid, kellel ei ole peale maksude maksmist enam perele toidulauale midagi panna. Kirikud ja eriti suuremad nimelised kogudused suplevad aga kinnisvarade ja erinevate maalappide rüppes. Mattiuse 19:16-22 on üks rikka mehe lugu, kus Jeshua vajutas selle mehe valusale niinimetatud konna silmale, milleks oli tema varandus. Jeshua lausus talle: kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Ja siis on sul aare taevas ning tule ja järgne mulle. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Praktika näitab seda, et rikkad ei suuda anda oma küllusest neile, kes elavad puuduses, sest nad alati ütlevad, et neil ei ole raha. Raha on alati millegi all kinni. Minu soovitus usuorganisatsioonidele on see: müüge mingi osa oma kinnistuid maha ja andke oma koguduse liikmetele, et nende võlakoormad saaksid kas kustutatud või muutuks kergemaks. Niisama halleluujatada igal pühapäeval ilma konkreetsete tegudeta on silmakirjalik jumalateenistus. Ma ei ütle, et sa pead ühe ja ainsa korteri või maja ära andma, aga kui sul on rikkust ja vara, siis ära hoia seda endale, vaid jaga neile, kes päriselt ka abi vajavad. Ära anna seda varandust kirikule hoida, vaid anna see konkreetsetele isikutele, kes on täna puuduses. Kui nende süsteemsete usuorganisatsioonide juhid on niinimetatud korrumpeerunud ehk andnud näpu või pool keha kuradile, mis tähendab seda, et need juhid ise ei käi tões ning nad tolereerivad pattu oma vendades, õdedes ja oma usuorganisatsioonis sees, siis füüsilises maailmas kajastub see usuorganisatsioonide seadusetus nii riiklikul tasandil kui ka ühiskonnas elanikes. Riiklik võim ehk riigivalitsus on täpselt samasugune, kes ei pea kinni seadustest ja kokkulepetest. Seega on kogudusel ehk inimestel väga suur töö iseendaga teha, et me saaksime riigijuhtideks sobilikud isikud. Antud juhul oleme ise selle needuse endale kaela tõmmanud. Ja siin muide mängivad ikkagi väga suurt rolli just need samad suured usuorganisatsioonid, kuhu kristlased ka kuuluvad. Kui need usuorganisatsioonid käivad seadusetuses, paganlikes pühades, siis tulemus ongi see, mida me täna oma riigis näeme. Ja see on väga karm tõde, mida need usuorganisatsioonid ise ei taha tunnistada. Kord riigis ja ühiskonnas saab alguse kogudusest ehk inimestest. Ja kes pastoritest tahab ja julgeb tunnistada avalikult, et meie usuorganisatsioon on tõesti eksinud aastasadu ja juhtinud Jumala rahvast valel teel. Kõige hullem on see, et need sunnikud teavad seda, et nad ei tee Jumala sõna järgi, vaid nad moonutavad Jumala sõna. Ma nüüd lähen edasi. Kui vaadata piibli tervikpilti, siis põhimõtteliselt sai see vaimne kogukond kui Jumala rahvas alguse ühest kuulekast mehest nimega Abraham. Tollel ajal veel Abram. Esimeses Moosese raamatus, enne seda, kui Jumal tema nime ära muutis, ütleb Jumal talle: mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Olgu öeldud, et Abraham oli pagan, mis pagan. Ta ei olnud juut, aga ta täitis Jumala poolt antud juhiseid ja määrusi. Ta oli sõnakuulelik. Jumal hakkas eraldama endale konkreetset inimrühma. Jumal tegi lepingu Abrahamiga. Siis tegi ta lepingu Iisakiga. Hiljem Iisaki poeg Jaakob
võitles tundmatu mehega või siis jumala ingliga. Ja see tõi kaasa temale nimevahetuse. Jaakobist sai Iisrael, mis tähendas tõlkes jumalaga võitleja või jumal valitseb. Sellel Iisraelil ehk Jaakobil oli 12 poega, mis moodustas 12 suguharu. Seda ühendust hakati nimetama Iisraeli koguduseks, mille külgega muide täna meie oleme poogitud paganatena. Täna see ühendus on vaimne, mitte füüsiline. Me oleme ühendatud vaimus teineteise külge. Iisraeli riik muide on täna poliitiline institutsioon, kuid selles riigis elab ka väga palju vaimselt kogudusega liidetud jumala rahvast. Ja seda rahvast jumal kaitseb. Ma video alguses mainisin, et kõik füüsilised kuningriigid kuuluvad saatanale. Jumala rahvast, kes on vaimne, leidub täna igas maailma riigis. Egiptusest rändasid võõrrahvad välja koos Iisraeli kogudusega. Peale Jeshua risti surma said jumala rahvaga võimaluse liituda ka paganad ehk kõik, kes täna tahavad. Neil on võimalik selle kogudusega liituda. Täna koosneb jumala kogudus väga erinevatest rahvustest. Ei ole seal juuti, ei ole seal kreeklast. Jumal hoiab omasid ehk neid, kes temaga on vaimselt lepingulises suhtes. Läbi jumala poja ehk läbi jumala sõna ehk läbi kuulekuse ja armastuse. Paljud kristlased, kaasa arvatud pastorid, on mind näiteks süüdistanud, et ma olen mingisugune juudi usustaja, kuna ma oma videodes toon välja selle, mille vastu kristlased ja usuorganisatsioonid eksivad. Nad eksivad konkreetselt jumala seaduse ehk sõna vastu. Nad on teinud jumala sõna tühjaks oma valede õpetuste ja esivanemate paganlike traditsioonidega, mis on siis riietatud kristlikusse kostüümi. Nad on õpetanud läbi ajaloo jumala rahvale, et jumala seadus on täna kehtetu ja ristile viidud. Nad rõhutavad, et me elame ainult armu all, mis sisuliselt on õige, aga armu all elamine ei tühista jumala seatud korda ega juhiseid ja määrusi, mis ta on andnud inimkonnale täitmiseks. Kantslitest antakse sulle mõista, et kui sa eksid seaduse vastu, palud andeks ja põhimõtteliselt võid siis seda sama asja teha korduvalt ja korduvalt edasi. Sa oled ju ikkagi inimene ja sa oled ikkagi ekslik. Sa ei ole täiuslik. Oluline on see, et sa andeks palud. Jumal on ju armuline Jumal. Aga kas ta ikka on nii armuline, nagu sulle kantslist õpetatakse? Jumal on õiglane. Tema seadus on õiglane. Oma videos olen ma maininud, et põhiseadus ehk 10 käsku ei ole kehtetud, vaid need kehtivad täna. Me peame paganatena sellest vaimsest seadusest kinni pidama. Meeldib see teile või mitte. Aga seda mitte käsuliinis, vaid ma tahan nendest juhistest ja seadustest juhinduda oma elus. Ma tahan neid seadusi ja juhiseid oma ellu rakendada. Ja seda valusat niinimetatud konnasilma puudutades lüüakse minule külge erinevaid templeid, et sa oled juudi usustaja, kirjatähe all elaja ja nii edasi. Mina olen selles osas juba immuunne. Mina isiklikult täna väga selgelt teadvustan, et ei ole olemas ühtegi rahvust siin Lapikul maal või Ümaral maal või Kolmnurksel maal, kes oleks 100% head. Igast rahvusest, nii juutidest, eestlastest, venelastest, ameeriklastest ja nii edasi. On inimesi, kes on kasuahned, petturid, vargad, manipulaatorid, võimuahned, kes on nõus oma ligimese raha pärast maha müüma ja ära hävitama. Selliseid inimesi on üle maailma, kaasa arvatud selles poliitilises Iisraelis. Paljud kasuahned ja võimuahned juudid on juhtivatel kohtade peal, nii poliitikas kui ka firmades. Aga nad teevad vaga nägu ja tsiteerivad ka pühakirja, jättes mulje, et nad käivad koos Jumalaga. Selliseid maskidega inimesi leidub ka sünagoogides kui ka igal pool üle maailma kirikutes. Samuti ka siin Eestis tuntud usuorganisatsioonides on meil ka silmakirjalikud pastorid. Jumala rahvas ehk kogudus on täna inimesed,
kes on vaimne, kelle süda on õiges kohas, kes järgivad Jumala sõna ehk seadust ja liiguvad sellel kitsal teel. Ja seda rahvast ja seda kogudust Jumal hoiab. Jumal hoiab seda rahvast nagu oma silmatera. 5. Moosese 32:10. Ta leidis tema tühjalt maalt, hirmusest ulguvast kõrbest. Ta ümbritses teda, kandis hoolt tema eest, hoidis teda kui oma silmatera. Selles kirjakohas on mõeldud Jaakobi järeltulijaid ehk rahvast, mis koosneski 12 suguharust. See rõhutab Jumala erilist kaitset ja seda, kui valusalt puudutab Jumalat see, kui keegi tema rahvale liiga teeb. Üks teine oluline koht on Sakaaria raamatus, kus Jumal hoiatab rahvaid, kes on Iisraeli kui kogudust rõhunud. Sest nõnda ütleb vägede issand, kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera. Iisraeli kui Jumala vaimse koguduse ründamine on täpselt sama, mis sõrme pistmine Jumala silma. Täna oleme meie paganatena poogitud selle vaimse Iisraeli rahva ehk Jumala koguduse külge. Me ei ole täna poogitud Iisraeli kui poliitilise institutsiooni ehk riigi külge. Ja see on väga oluline vahe. Kas oled täna pannud tähele, et paljud kristlikud usuorganisatsioonid toetavad Iisraeli kui riiki, mis on poliitiline institutsioon? Usuorganisatsioonid ei hoia kokku Iisraeli kui Jumala vaimse kogudusega, vaid kui riigiga. Ja ma soovitan sul seda märgata. Kristuse ihus ehk koguduses ei tuleks kõne alla selline teenistus, nagu te näete nüüd sellel pildilt. Tähestiku rahva inimesed on saanud avatult teenida Iisraeli riigis alates 1993. aastast. IDF-il on ametlikud suunised, mis keelavad tähestiku rahva seksuaalse diskrimineerimise ja halvustamise ning armee muide osaleb sageli Tel Avivi Pride üritustel. Ei ole ime, et Jumal nuhtleb lähiaja jooksul seda riiki väga kõvasti. Jumal on nuhelnud seda riiki ajaloos ja teeb seda ka tulevikus. Mina isiklikult ei poolda mitte ühtegi sõda ega sõjalist tegevust, aga Jumal mõistab maa peal kohut läbi sõdade ja erinevate looduskatastroofide. Ta kasutab selleks inimesi ja ta kasutab selleks loomulikult ka saatanat, lubades saatanal teha kurja maa peal läbi inimeste, läbi nende inimeste, kes on sõnakuulmatud. Ja seda selleks, et me õpiks tegema vahet hea ja kurja vahel. See kõlab võib-olla jõhkralt ja see ei ole armastava Jumala moodi, aga kohtuotsused tulevad selliselt maa peal esile. Jumala otsused on õiglased otsused. Meie kui inimeste valikud on aga kohati valed. Me oleme nende valede valikutega andnud ennast ka saatanale tööriistadeks. Selle sõnakuulmatuse pärast me saame osa ka nendest needustest ja karistustest, et me õpiksime siis, nagu ma ütlesin, tegema vahet kurja ja hea vahel, õige ja vale vahel. 2. Korintlastele 6:14. Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega. Mis ühist on hundil lambaga või patusel vagaga. Esimest korda hakatakse kogudusest kui inimrühmast rääkima siis, kui Mooses viis Iisraeli lapsed Egiptuse orjusest välja. Nad olid rahvas, kes rändas koos ja kummardas ühiselt Jumalat. Kui nad rändasid Egiptusest välja, siis nendega liitusid ka paganad. Egiptuse orjusesse oleme me aga vaikselt, aga kindlalt sisse minemas. Kuid seekord toob meid välja sellest Jeshua. Ajalugu kordub. Egiptuses, mis on otse kui sümbol raskest ajast, on Jumal eraldanud oma rahva ehk koguduse. Ta ei lennutanud seda kogudust maa pealt minema, vaid ta eraldas selle. See eraldatud rahvas ehk kogudus ei saanud osa mitte ühestki nuhtlusest, mille osaks sai Egiptus. See kõik hakkab ka tänapäeval korduma. Ärge mitte unistagegi, et teid siit maa pealt minema tõmmatakse enne raskeid aegu. Jumal viib oma koguduse raskustest läbi.
ja ta viib koguduse läbi tule, pannes proovile meie usu. Täna nimetatakse seda sõltumatut rahvaste ühendust Kristuse ihuks ehk üheks ja ainsaks koguduseks, mille pea on siis Jeshua. Selles ihus ei ole rahvaste erisust. Seal pole juuti ega kreeklast, orja ega vaba. Kõik on ühine Jumala rahvas, kes soovib seda olla. Seal peaks olema armastus ja harmoonia ja üksmeel. Ma panen siia ühe pildi kehast, mis sümboolselt oleks kui üks kogudus, mille pea on Jeshua. Ilmselt oled sa pannud tähele seda anomaaliat, et ainuüksi meil siin Eestis on väga erinevaid kristlikke usuorganisatsioone ja usuliikumisi. Ka nemad nimetavad ennast kogudusteks. See koguduse sõna on mitmuses. Kes on aga nende koguduste pea? Ma võin sulle öelda, et nende koguduste pead on nende usuorganisatsioonide juhid. Enamus nendest usuorganisatsioonidest ehk kogudusest on tekkinud aja jooksul pärast sellist reformatsiooni, mis sai alguse 31. oktoobril 1517, kus siis see saksa munk ja niinimetatud teoloog Martin Luther naelutas Wittenbergi Lossi kiriku uksele oma 95 teesi. Tal tekkis konflikt paavsti võimuga. Teda hakati nimetama väärusuliseks ehk heretikuks. Tänu sellele mässule said aja jooksul alguse väga paljud kristlikud liikumised, mis on ennast nimetanud siis kogudusteks. Ja ma nimetan ära siin mõningad, mis on ka Eestis tuntud. Katoliku, luteri, õigeusu, metodisti, baptisti, nelipühi, adventistid, vabakogudused erinevad, Jehova tunnistajad, mormoonid. Ja need on sellised suuremad ja tuntumad kristlikud usuorganisatsioonide liidud või siis ususektid, kus on koguduste sees oma sisemised arusaamised, õpetused piiblist. Osadel neist on muide ka oma piiblikoolid ja teoloogilised seminarid ja lastele mõeldud põhikoolid, mis on siis liidetud ka riiklikusse õppekavasse, lisaks usulisele õppele. Nad kõik õpetavad Jumala sõna, kuid nende arusaamine ja mõistmine pühakirjast on kohati täiesti erinev, kui oli algkogudusel. Nii mõnigi asi, mida nemad õpetavad ja usuvad, ei lähe mitte kuidagi kokku piiblis oleva Jumala sõnaga. Ei lähe kokku sellepärast, et nad on eraldatud väärisõlipuust ehk Kristuse tõelisest ihust. Kui on üks usk, üks vaim, üks isa, siis kuidas on see võimalik, et arusaamine Jumalast sõnast on nii erinev? Midagi on siin ju lappesse läinud ajaga. Püha vaim on aga see, mis peaks ilmutama tõde. Ja iga Jumalaga liidetud usklik peaks hakkama tões käima. Minule jääb täna tunne, et igas usuorganisatsioonis on oma vaim, kes neid juhib. Kui Jumal loob koguduse, siis seal taga on Jumala vaim. Seal on asjad kooskõlas Jumala sõnaga. Ma mainisin, et need usuorganisatsioonid on inimeste loodud, kuna neil on väga erinevad nimetused. Kui inimene midagi loob, siis ta paneb sinna oma energia, oma vaimu ja oma arusaamise Jumala sõnast. See vaim kasvab ja paljuneb ja suureneb. Täpselt seesama on täna nendes usuorganisatsioonides. Baptistidel on oma vaim, nelipühilastel on oma vaim, katoliku kirikul on oma vaim ja nii edasi ja nii edasi. Kõik nad räägivad Jumalast, räägivad Jeesusest, kasutavad piiblit, aga see teine vaim tõlgendab asju teistmoodi. Ja ta tõlgendab selliselt, nagu nende usuorganisatsioon seda ette näeb. Olles liidetud ühe või teise niinimetatud usuorganisatsiooniga, nagu ma ütlesin ennem, muutud sina selle usuorganisatsiooni nägu, kuna selle organisatsiooni vaim sind muudab. Ja see on tõde. Näiteks New Age nimetab sellist vaimu egregoriks. Egregor on nagu kambavaim, kus on ühine usk, ühised väärtused, ühised õpetused ja nii edasi. See egregor hakkabki teenima seda inimtekkelist institutsiooni, kuna see vaim kasvab läbi inimese.
ma nüüd panen siia ühe illustreeriva pildi, et teil oleks ka võrdlus kahe pildi vahel. Üks on siis Jeshua ihu kui sõltumatu nimetu kogudus. Seda ihu juhib püha vaim. Teine on aga reformatsiooni tulemusel aja jooksul välja kasvanud erinevad kristlikud usuliikumised, mis ka nimetavad ennast kogudusteks, aga nad on ennast eraldanud mitmel erineval moel algkogudusest. Ja neid juhib nüüd see egregor, kes jätab mulje, et on samuti püha vaim. Piibli järgi saatan võib ennast moondada valguse engliks. Saatan tunneb Jumala sõna. Ta tunneb ka seadust, aga ta moonutab seda, nii nagu tema moonutas Jumala sõna Eedeni aias. Ja see vaim teeb nendes usuorganisatsioonides ka väga veidraid ilminguid, kui te olete tähele pannud. Kristlased usuvad, et need veidrad ilmingud, erinevad siuksed kargamised, hüppamised, lõkerdamised, südant lõhestav naer, maas püherdamine, et see on püha vaimu ligiolu. Mina aga julgen selles väga kahelda. Ma siinkohal võib-olla tõmban selle esimese video kokku, et see video ei läheks liiga pikaks. Ja ma jätkan järgmises videos.